Tere, hea vaataja! Täna oleme eetris koos minu kolleeg Anneliga ning me räägime ja tutvustame natukene rohkem meie peatselt algavat näoloogia kursust, aga enne meil on üks väga tähtis teadaanne. Nimelt oli meil Pärnus aasta lõpus üks väga tore pöörane pööripäev, mis oli Anneli algatusel tehtud. Ja selle pööripäeva raames me näitasime ja tutvustasime inimestele jupikeste kaupa seda imelist kursust, mis siis nüüd veebruaris pihta hakkab. Ja mida rohkem me naistega rääkisime, mida rohkem me vastasime siis küsimustele, tekkisid toredad dialoogid, me saime Anneliga aru, et see kursus ei olegi lihtsalt näoloogia, vaid on holistiline näoloogia. Aga et alustame endast, ehk siis miks meie teeme holistilist näoloogiat, kes me sinuga kahekesti oleme, sest ühe asja me kalkuleerisime küll väga täpselt, et meil on kahasse üle 50-aastane praktika, tuhandete case'ide ja klientide ja saavutuste ja millega iganes. Nii et ole hea, Anneli, räägi siis paari lausega, kes sina siin kursust pidama tuled. Tere ka minu poolt, et mina olen Anneli Opponen ja mul ei ole nii palju nimetusi nagu Riinal. Riinal tunneb neid järjest juurde, ma ei jõua talle tagant järgi, on ju. Aga mul on ka omajagu, et ma olen spaaterapeut, lümfiterapeut, kehaterapeut, kutseõpetaja ja siis igasuguseid muid väikseid selliseid nimetusi veel juurde, aga ma ikkagi olen praktik, kes praktiseerib ja paneb kokku kõik oma oskused, mitte ei tee ainult ühte kindlat. No lümfiliigutaja oled sa ikkagi, on ju? Jah, selle põhjal on mul kõik hoolitsused ja need üles ehitatud, et mul ei ole ükski hoolitsus, mida ma teen, ei ole niimoodi, et jääb lümfi osa välja. Alati on sees. Täpselt nii ja mina siis Riina Nenko, nagu Anneli juba siin ütles, et ja teised ka mul siin tollel ilusal pööripäeval ütlesid, et sa võid juba oma tiitlitest puhtalt kursuse teha, et loed neid nii kaua ette, aga ma tõmban nad vähe kokku ja ma ütleks nii, et mina olen kehainsener, sest et ma tõesti olen oma esimeselt hariduselt biokeemia insener, aga oma teiselt kõrgemalt olen ma psühholoog ja vahepeal on minu tööriistakohvrisse tulnud eeterlikud õlid, ehk siis ma olen veel ka aromiterapeut ja kliiniline aromipsühholoog. Nii et neid asju jagub tõesti mul mitme kursuse jagu, kui ma kõik nad ära nimetan. Aga tulen siis selle juurde tagasi, et inimeste kehapraktikat meil on tõesti sinuga üle 50 aasta, kui see kokku lugeda. Meil on ka praksise kõrval päris suur teadmiste pagas, sest minul küll vist ei möödu aastat, kui ma ei võtaks mõnda lisakursust või ei täiendaks ennast, sest et nii palju lahedaid, kuidas ma ütlen siis, tehnoloogilisi ja teaduse avastusi tuleb juurde. Aga samas, meil on Anneliga üks huvitav joon, ühine joon. Me oleme vanakooli inimesed, vanakooli õpetajad, vanakooli, kuidas ma ütlen siis, praktiseerijad. Et kui miskit uut tuleb, siis me võtame sealt alati parima. No nagu kullaliiva sõelujad, et võtame selle, mis loogika, no ütleme siis, et ta nagu kattub meie loogikaga või läheb meie loogika peale. Me teame, et ta keha peal töötab ja me võtame ta sisse just nimelt olemasolevasse pagasisse, mis tähendab seda, et me tõesti ei võta üks lahendus kõikidele, vaid me võtame sealt tööriistakohvrist vastava asja, et lahendada seda unikaalset olukorda, mis sellel inimesel on. Lihtsamas keeles me ei kasuta üks suurus kõigile, vaid me timmime nagu rätsep lahendust tänu sellele, et täpselt seesama praksis, just nimelt see praksis lubab sõna otseses mõttes, ma ei tea, puusalt tulistada või siis leida see õige ja täpne tööriist, mis inimese probleemi lahendab. Aga kombinaatorid. Sublimaatorid, just. Aga lähme siis selle kursuse juurde ja meil sündis üks väga hea võrdlus, et seletame siis lahti, miks selle kursuse nimi üleüldse on holistiline näoloogia, just nimelt sõna näoloogia.
ja võtame selle paralleeli autoga, mis meile endale tohutult meeldis ja võib-olla läbi selle on kõige parem ka seda kursuse kontseptsiooni või selle kursuse sisu nagu tutvustada. Et kui autol on olemas pardakompuuter ja seal tuleb igasuguseid kirju ja seal tuleb igasuguseid tulukesi ja Aladini lambikesi ja mis iganes muid asju, siis teinekord me vaatame neile otsa ja täpselt mitte aru ei saa. Ja minul tuli üks kunagisest veel 90-ndatest, eelmise sajandi 90-ndatest lugu meelde. Mul oli udupeen auto, mis rääkis minuga saksa keeles ja mina kahjuks seda keelt ei mõista. Ja iga kord ma siis kirjutasin üles, siis ei olnud veel neid pildiga või fotoaparaadiga telefone, et pildi ja saadad kuhugi. Ei olnud Google Translate'i. Ei olnud Google'itki, just. Ja sai service'esse mindud ja inimesed seletasid, oi, hea, et sa üldse kohale sai. Nii et kui võtame selle pardakompuutri analoogi, siis tegelikult nägu ongi meie keha pardakompuuter. Ja kui see nägu hakkab signaliseerima, vilgutama tulukesi, punnide, vinnide, ma ei tea, seal kortsude, tursete, mis iganes asjade näol, siis tegelikult see on häirekell, see on tegelikult kehasõnum, mis tahab, et see asi lahendatakse. Sa oled muga nõus, eks ju? Jah, ma tahaks veel ütelda, ma just ennem nagu mõtlesin seda, et see nägu tegelikult reageerib meil juba siis, kui kehas on tegelikult ammu juba, kui me oleme kõik need märgid kehas nagu kõrvale lükkanud, on ju, siis nägu hakkab siis, kui meil sisemisest on juba. Absoluutselt. Et ta ütleme pealt, kui me marrastust saame, on ju, või lööme ära, siis ta ei pruugi veel reageerida, aga kui ta läheb edasi sügavale, siis ma alles hakkab näkku tulema. Aga märgid, mida me saame siis nii-öelda või mis tulukesed ja mis info selle näo kaudu meil keha edastab, tegelikult absoluutselt kõik kehaorganid, absoluutselt kogu meie ringlev süsteem, lümfid, vereringe, kõik see tegelikult. Elundid täpselt samamoodi, et kui me hakkame vaatama, miks see kõik nii on, siis me tegelikult jõuame sinna, et inimese keha ongi nagu üks suur võrgustik. Ma räägin kursusel ka fastsiate teema lahti, igasugust muud asjad ka, on ju. Et tegelikult nii ongi, et näos on kõige enam närvilõpmeid, mis tähendab seda, et signaalid erinevatest kehaosadest tõepoolest jõuavad sinna nagu pardakompuutrisse välja. Ja Anneliga me leidsime veel ühe hästi hea sellise allegooria, kuidas kursuse kontseptsioon nii-öelda inimkeelde ära tõlkida, ongi see, et mis siis, et ta räägib saksa keelt, mis siis, et me ei saa nendest tulukestest aru, aga kursusel me annamegi sulle selle sõnaraamatu, et lahti muukida, aru saada, ära tõlkida see, millest nägu parasjagu signaliseerib. Kas sa võid mõne näite tuua, Anneli, näiteks, kui me räägime, et vot lümfitursed, inimene ütleb, et nüüd siit näed, ma tahaks need ära võtta, palun tee midagi minuga. Sealt, ega me hakkamegi vaatama kõigepealt, et millest see üldse tingitud on. Et alati sellel tursel või kortsul on mingi sügavam põhjus, on ju. Et peab kõigepealt leidma üles selle põhjuse, mis seda tekitab. Ja siis me saame ju paremini sellest aidata inimest. Absoluutselt. Me ei lähe uisapäisa pealt, on ju, lihtsalt tulekahju. Et nii nagu mul tuli meelde selle autoga, et mulle kunagi öeldi, mul oli üks punane tuli, on ju, ja mulle öeldi teeninduses, et pane sinna must see kleps peale, et sa ei näeks seda tuld. No täpselt samamoodi, me võime ju oma punnidele, vinnidele ja ma ei tea, seal mingisugustele. Et see ei ole jah, et lihtsalt võtame need ära ja siis peale panna. Jah. Aga kas või võtame seda näidet nagu korraks edasi, et seesama see tuurse või see, et silmad on hommikul nii ja naa, ju ma sõin midagi soolast, ei pruugi ainult soolane olla, seal võivad olla igasugused asjad. Alates hormonaalsest häirest kuni, ma ei tea, seal, kui me räägime hormoonidest, kõrge kortisol, madal östrogen või vastupidi, on ju.
et tegelikult lümfi poole pealt pöördun jälle Anneli sinu poole, et me võime võtta ka sellise termini sisse nagu paks lümf. ma saan aru, et see on väga lihtsasse keelde tõlgitud, aga paks lümf kui termin muidugi ei eksisteeri, on ju. ma ei tea, või te kasutate seda oma lümfi ringkondades? ei, ta on valgurikas. valgurikas, täpselt, et siin juba hüppab sisse tõepoolest toitumine, aga mitte soolane toit niivõrd just, ei, aga et seal ongi, et liigsed vajalikud vedelikud lähevad organismist välja, et tasakaal läheb paigast ära, et tihtipeale noh, ütleme, võtame kõige lihtsama, mille puhul tuleb kiiresti suur turve, näiteks kui mingi on hambapõletik. kõige lihtsam asi. Lokaalselt selles piirkonnas on ja ju, minul on jah. näiteks aastaid-aastaid tagasi oli see lõualuu operatsioon, on ju, ja ma tean, et minul tahab see kotikene siia tulla ja ma võin soolast süüa või mitte süüa, aga ma pean sellega tegelema, nii on ju. Okei, aga lähme siis edasi ja võib-olla me võtaksime veel korra selle kursuse kontseptsiooni sinuga ette, et tõepoolest me anname selle sõnaraamatu, et aru saada, millest see autopardakompuuter meil räägib. aga me anname ka tööriistad. ja miks me anname valiku tööriistu? jälle ma tulen selle vanakooli teema juurde tagasi, et kui meie sinuga õppisime, siis õpetati süsteemist aru saama ja rakendama sinna oma siis nii-öelda tööriistakohvritest või teadmiste kohvritest, oskuste kohvritest vajalikud, no ühesõnaga leiad siis need vajalikud lahendused. Et mitte ei ole nagu test, et leia õige vastus ja läheb aga, on ju, et kaasajal kiputakse ikka, et oi, meil on nüüd smash lifting, tulge nüüd teeme kõik selle korda või meil on nüüd hästi terav gua sha kivi ja just eritasime ära ja nüüd hakkab nägu ilusaks minema. ei, see päris nii ei käi. ja ma tulekski nüüd jälle selle holistika juurde tagasi, et tegelikult oma kursusel me ei räägi ainult näost. no me räägime küll anatoomia lahti, me räägime nahaehituse lahti, me räägime väga palju lümfisüsteemist, sellepärast et see on tõesti oluline koht. me räägime närvisüsteemist, me räägime emotsionaalsest foonist, me räägime hormonaalsest foonist ja nii edasi. aga kõige rohkem me räägime ikkagi kehast. eks ole? nagu meil, ta ongi meil keha küljes kinni ju. absoluutselt. et otseselt seotud kohe. just, ja kui me tahame seda nägu või näoga tööd tegema hakata, no võib-olla mõni on juba kursis, siis kõigepealt tegelikult võetakse lahti üldse mitte nägu, vaid minnakse kuhu? Kaela, dekoltee. Kael, dekolteesid kõik ees. absoluutselt, ja mina koos. ja kõhuosa. just, ja mina oma müofastsiaalse nii-öelda reliisiga tulen veel ja näpin sealt tagant diafragma kinnitusi ja nii edasi ja nii edasi, et tegelikult meil on vaja kogu kehasüsteemi endale selgeks saada, vähemalt sellel tasandil, et me teame, kus võivad olla need plokid, millega tuleks tegeleda ja need oskused me kursusel anname, on ju. okei, aga kas nüüd oleks see koht, kus me võtaksime järjest ette, mis plokid meil tulevad? meil on siis 6 moodulit ja 2 ülivinget praktikapäeva, kusjuures mul on juba selline tunne, et ilmselt tuleb 3, sest kaunikesti tahab see ökokosmeetika saada endale eraldi päeva ja inimesed on juba minu käest küsinud, kas see ikka tuleb niimoodi, et saab kõik minu salanipid ja trikid teada. no vaatame seda, on ju. aga alustamegi, et meie esimene plokk, päris põhjalik, tulebki näo anatoomiast. me räägime näolihastest, me räägime fastsiatest, me räägime lümfisüsteemist ja millest sina veel tahad esimeses plokis kindlasti rääkida inimestele, Anneli? Esimeses plokis ongi täpselt, ütleme need, mina lähtun lümfist kõigepealt, on ju, et need lümfi, et kuidas me saame siis ütleme stimuleerida enda seda lümfisüsteemi näos, et oleks vähem turseid, et aitaks see ära minna, kindlasti kõigi nende 3 seos, nii see vassiad, lihased kui lümfid on ju, et kuidas nad, miks nad üldse 3 on ja kuidas nad sobituvad üksteisega ja kui palju nad aitavad kaasa, on ju. et kõigest sellest on ju. absoluutselt. ja siis erinevad need seisundid ka natukene põgusalt räägime üle, aga põhiline esimene kord meil on ikkagi selline anatoomiline
me vaatame need üle, Just, süsteemid. sest et teise ploki sees Mhm, me lähemegi pidulikult üle sinna, et me hakkame vaatama, millised võivad olla need erinevad seisundid, mhm. millised on need nahatüübid. minu lemmikkoht, kus mulle nii meeldib seletada inimestele lahti, mis tähendab kuiv ja kuivetunud nahk ja miks ma nii palju rõhun sellele läikekihile ehk sellele rasu tootmisele ja miks ma ei soovita kasutada veepõhiseid kreeme näo peal. sest et täpselt nii ongi selleks, et nägu oleks sileprink ja ma ei tea läigiks on ju, noh, ma ei mõtle sellest rasuläikest, aga just nimelt sellisest pakataks kuidas ma ei suuda seda eesti keelt ära tõlkida, seda radiance, noh, see nagu särav nägu on ju, sõna otseses mõttes särav nägu. et seal meil on vaja mõista, mis on katki läinud. et miks näiteks see rasukiht ehk see läikekiht, miks keha reageerib üle, miks ta toodab seda teinekord rohkem. miks me räägime, et on vaja ilmtingimata nahka koorida, aga mitte abrasiivsete asjadega, eriti näonahal. me räägime ära ka selle, kes on mikrobioom seal näonahal, miks tema on meie nooruseliksiir, miks ta on meie täitesüstide eest ja ma ei tea, mille eest veel. ja me räägime ka täitesüstidest, loomulikult. ja räägime ka, ütleme, praktilisest poolest ka räägime sellest, et kuna võib ja kuna ei või teha, kui ruttu peale süste ja kõike neid, et mida peaks näo juures nagu silmas pidama. et ei ole lihtsalt niimoodi, et ta käib süstimas ära ja tuleb kohe massaaži, et ja seal on, vastupidi, igal asjal on oma tingimused. just ja vastupidi, et me ei ole kindlasti, meie ei eita mitte ühtegi tehnikat, Mm, metoodikat ja nii edasi. ei, jumala pärast, tehke, mis tahate, see on teie nägu. aga kui sa näiteks oled otsustanud, et vot sul on ilmtingimata praegu seda täitesüsti või imeniiti tarvis, on ju, siis mm, tegelikult tee paar hooldust ennem ära. jooksuta oma lümf korda, on ju, ma mõtlen need tursed ja muud asjad, jah. et siis pärast tegelikult see töö, see tulemus on palju parem kui et taastumine on ka kiirem. ja Taastumine on taastumine ju on ka kohe. kiirem, just, et Mhm. see on normaalne, naised tahavad igast asju teha ja ega loomulikult. tuleb lihtsalt neid toetada ja Yes. aidata, eks ole. Mhm. ja me me Riinaga nagu õpetamegi seda, et mismoodi sobitada ka neid omavahel, on ju. Mhm. Et me ei saa, noh, meie ise ei käi süstimas, ei käi ju, no ei käi süstimas jah, et mul on ei küll käi kuulte kohta ja küsitud, et aga no ei, kui tulete aga, praktikale, siis näete ära aga minu omad. lihtsalt anda need, et mida teha ja kui palju on, nii et kõik sellised asjad, need kõik nüansid, me räägime kõik läbi ja teeme ka selgeks, on ju, et oleks paremad tulemused, ega me ei taha teiste tulemusi ära võtta, on ju. absoluutselt me lihtsalt mitte. et veel paremaks saada. me kindlasti sellel kursusel puudutame ka neid valusaid kohti, me räägime ka sellistest asjadest nagu ekseemid, erinevad allergiad, atoopiline dermatiit, neurodermiit ja igasugused muud teised seisundid psoriaas kaasa arvatud. et tegelikult minul on päris hea kogemus, Annelil ka, nii psoriaasse naha kui ka atoopilise dermatiidi ja ka neurodermiidiga töötamisel, sellepärast et ma ei ravi nägu, sina ka ei ravi nägu, me hakkame inimesest pihta ehk siis tema kehast pihta, kus on midagi sappimaks, aga kus on mingid muud asjad, et tegelikult ma toon sisse mingil määral ka psühhosomaatikat, sellepärast et neurodermiidid ja osad allergilised lööbed on väga-väga sellega seotud. nii et kõik need ka kehalis-emotsionaalsed plokid, mis jällegi omakorda ajavad täiesti meie hormonaalse fooni sassi, ehk siis mõnes kohas reageerime üle, mõnes kohas me teeme teist ja kolmandat, siis nüüd ma jõuangi sinna, et tegelikult on ka näopuudutuste ja erinevate tehnikate, mida näitab siis Anneli ja õpetab Anneli. me toome ka natukene sisse aroomipuudutusi, sellepärast et väga palju tööd, väga palju lõõgastavat tööd, rahustavat tööd, just nimelt seda hormoonide, emotsioonide seost me saame ära teha aroomidega. nii et see osa tuleb ka sinna sisse. aga puudutustest rääkides, sina siis näitad põhiasjad ära nagu lümfidrenaaž, mis sa veel näitad? ma näitan
ka veel ütleme sellist kerget lihasmassaaži on ju, Mhm. et seda ja kas see oli meil äkki lisana väljas, on see oota, silmaümbrusmassaaž? oota, me jõuame sinu Sinna silmaümbruseni ah,. küll, aga sina näitad veel päris lahedaid tehnikaid, pehmeid tehnikaid, just Jah. nimelt pehmeid tehnikaid. Mhm. Just sellised Sa ise lümfioma, ja kõik just. need, ütleme siis näo kõik need, ütleme, kortsude töötlused ja kõik No need. ja näo tõstmine, issand jumal, no Jaa, ütle siis juba see asi välja. ma mõtlesin, ma ütlen selle lõpus, okei, jätad ikka paremad palad sinna et lõpupoole. kõik need ütleme, lõuaalused lotid, mul õnneks ei ole. no ma siin pean ikka sinu praktikapäevale tulema, seepärast et osasid asju siin ikka annab veel timmida. ja ikka sa oled nagunii seal. kuule, 55 aastat on juba oma töö natukene teinud. Ja, ja. okei, aga järgmises plokis ehk siis see peaks olema 5. plokk, kui ma ei eksi, siis tuleb ka siis see osa, ma juba pehmelt juhatasin sisse, et ma toon sisse ka psühhosomaatikat natukene, ehk siis me räägime sellest. Mulle meeldib seda nimetada näokirjadeks ehk siis emotsioonid meie Järgmine. näos ja mõttemustrid, käitumismustrid meie näos, et me võime igasuguseid asju kokku rääkida, kokku luuletada, kui tublid ja kui hakkajad me oleme, aga tegelikult nägu reeda. ja ma siin juba alguses mainisin ära, et see psühholoogi amet on mul nagu ka siis nii-öelda tagataskust võtta, siis üks selle osa, seda vist moodsas keeles nimetatakse profiling uks. ma ei teagi, kuidas seda eesti keelde tõlkida. profiili loomine või lugemine, kumb ta on? jah, umbes midagi sellist, aga profiling ongi, ütleme siis nii, selle näoloogia kursuse sees me vaatame näoilmet, me vaatame kortse, me vaatame kaela, mis iganes liigutusi, kuidas töötavad õlad, kuidas on rüüt ja nii edasi ja nii edasi, et tegelikult me saame väga palju infot inimesest lugeda. ehk siis veel kord, pea 90% infot me saame mitteverbaalselt ehk siis mitte selle blablabla teel, vaid just nimelt läbi selle, et me jälgime inimese nägu, kuidas, mismoodi, sest emotsioonid, veel kord, kõik närvilõpmed, enamus närvilõpmeid, ahah, suur osa nendest on meie näos ja mitte niisama. nii et selle osa me võtame ka ette ja mitte lihtsalt, et me räägime ära, et oi-oi, see kurjuse korts, no vaadake, kuidas me oleme ju tegelikult, kuidas keeleliselt on pandud nimed, eks ju, kurjuse korts, ma ei tea, seal rõõmu, mis iganes muud asjad, on ju. siis me saame ka nende emotsioonidega tegeleda, sest kõige olulisem ongi see, et kui asi on meil küljes, eks ju, noh, tuli kusagilt see mõtte või käitumismuster, siis tegelikult on kõike võimalik ümber kirjutada ehk seepärast mulle meeldibki seda nimetada näokirjade kursuseks või siis selleks blogiks, mis kursused tuleb. no nii, ja jõuamegi vaikselt sinna, et kursusel me räägime ka ökokosmeetikast ja minul on näiteks täiesti nulltolerants erinevate sünteetiliste lisandite, sisendite, ma ei tea, mis seal veel kreemi ja igasuguste kosmeetikatuubidesse pannakse, sest veel kord ma hüppan sinna algusesse, ma olen hariduselt biokeemik. ja ma tean, mida need asjad teevad ja eelkõige mikrobiomile, nii et ma ikkagi rõhutan jälle, et kui tahad olla see radiance ehk siis särav ja nooruslik ja kõike sinna juurde, ära palun tapa oma naha mikrobiomi ära ja 3 asja võib-olla ütlen siis kohe ära. esimene asi on alkoholid. aga neid tuleb osata seal pakendi pealt välja lugeda, sest ega ei ole seal kohe kirjas, et oi-oi, meil on siin 5%-line alkoholi või ma ei tea, suurema numbriga alkoholisisaldus, vaid tuleb ka tunda, milliste nimetuste all need alkoholid sinna tuupidesse satuvad, on ju. järgmine asi on igasugused pindaktiivsed ained ja igasugused konservandid ja muud asjad, mis on justkui nagu süütukesed, justkui nagu ka poollooduslikud, on ju, aga meie mikrobiom ei talu ja meie mikrobiom, noh, ütleme siis nii, taandub
ja lubab siis igasugustel kas patogeenidel või igasugustel muudel tegelastel siis sinna koha sisse võtta. ja siis paneme sinna juurde veel ühe asja ja need on siis ka valesti valitud looduslikud lahendused. ehk siis meil oli siin väga põnev näoväljakutse, ma siin teen muide, kui jõuame toredate naistega toredasse kohta, me teeme ka sellest toredast väljakutsest äkki väikese põgusa kokkuvõtte, ma panen selle sinna nii Youtube'i kui ka praktilise aromiteraapia lehele ülesse. aga just nimelt ongi, et me seal kursuse raames andsin inimestele ülevaate oklusiivsusest ehk siis, kui me näiteks kuuldele talvisel ajal tahamegi sellist kilekihti peale saada, et see ära ei kuivaks ja tuule ja ma ei tea, siin lumetormidega, eks ju, ilusasti huuled tervena hoiab, siis nahale me ei taha oklusiivset, sellepärast et see on nagu kilekott ja sellistes talvistes tingimustes see on nagu eriti halb. välja arvatud, kui sa ei lähe, ma ei tea, 40 kilomeetrit suuskadega sõitma, see on nagu teine asi. aga ja, et me seletame lahti, mis on nagu looduslikud lahendused üleüldse, kui vinged ja vägevad nad on, kui palju me saame nendest nagu kasu, on ju. ja kuidas me võime neid ka valesti kasutada ja saada hoopis vastupidised tulemused, on ju. Nonii, ja mis me siis veel teeme? praktikapäevi teeme, on ju. Praktikapäevi, siiani oli 2. Aga minu arust me oleme ise väga vaimustuses sellest kursusest ja sellepärast läheb see kursus meil kogu aeg järjest pikemaks ja sisutihedamaks. no sellepärast, et me oleme vahepeal ka inimestega suhelnud ja inimesed on küsinud, et kas seda räägime ka ja seda räägime ka. no tundub, et tulebki ära rääkida. aga me kindlasti hoiame selle kursuse tegelikult hästi lihtsa ja arusaadava ja vot üks asi, mis meile alguses jäi vist korra ütlemata, aga nüüd paneme selle kindlasti sisse, et see kursus on kõikidele ehk siis nii professionaalidele, kes töötavad juba aastaid kosmeetikuna, massööridena või mõnda muud sellist kehateenust pakkumas, aga ka täiesti algajatele või siis nendele, kes tahavad ise oma näo eest hoolt kanda, võib-olla oma sõbrannadele, töökaaslasele, kolleegile, emale, kellele iganes, eks ju, selliseid kodus spa protseduure teha, siis tegelikult tule ja õpi ära, et ega sellest teadmisest on sul kasu mitte 1 või 2 või 3 aastat, kuni nii kaua, kuni sa tahad, et see on nooruslik, särav. jah, ja siis elurõõmus, et need teadmised on kõigile, just. okei, aga praktikapäevad. Mingit piirangut meil ei ole. absoluutselt, aga räägi sina nüüd oma praktikapäev ära, seepärast et see puhtalt on ju üks päev on puhtalt sinu päev, kus sa lased kõigepealt inimestel käed keha külge. jah, et me teemegi, ütleme kõik see, ütleme see dekoltee piirkond ja kael ja keha ka vaatame üle. kas sa ei taha seda sõna öelda, et sa näitad modelleerivat massaaži? ei, ma ei taha seda ütelda, jah. aga ma nüüd ütlesin. aga välja pressisid, et jah, et näitan seda lümfimassaaži näole, et kuidas me saame teha nii endale kui ka teistele, sest et endale ja teistele tuleb natuke käsi tuleb natuke teistmoodi ümber ja võtteid saad muidugi natuke rohkem teha kui endale on natuke raskem teha. ja muidugi seda modelleerimist kõike ja neid. minu meelest see modelleerimine on meie kursuse üks, kuidas ma nüüd ütlen, minu arust on ta üks põnevamaid kohti, sellepärast et näo modelleerimine, just nimelt see näosümmeetria ja kogu see kontseptsioon on niivõrd vinge tegelikult ja need tulemused on nii lahedad, et jah, mõnda asja tõesti ei saa endale teha, aga tule sõbrannaga, las sõbranna õpib ära või õppige koos ära, saate teineteisele teha, on ju. just, okei, aga see praktikapäev ongi see, kus me õpime seda klassis, on ju, teeme teineteise peal, sina näitad ja siis tuleb teine praktikapäev ja mis siis juhtub? ja siis juhtub see, et siis te teete klientide peal neid. absoluutselt. me anname teile kliendid, on ju, kes tulevad ja siis te saate kõiki oma neid oskusi seal
lihvida, saate veel küsida nõu, on ju. et me oleme alati kõrval ja toeks teile. et ei ole niimoodi, et niimoodi on hästi lihtne ja kindel endal teha, on ju seda, ja, saad, ja. saad kindluse tunde endale kätte, et kui sa mitte ainult klassis ei tee, vaid saad ka õpetaja juuresolekul teha veel praktikat. See on hästi oluline, sest üks asi, noh, ütleme ka mina olen vahepeal käinud ja asju seal juurde õppinud ja ma mäletan väga hästi, et klassis oli kõik nii äge ja teineteise peale oli nii tore teha ja siis tuli see päev, kus tuli klient uksest sisse ja minul oli esimene mõte, et lööks ukse kinni, peidaks ennast ära, ütleks, et sorry, täna vastuvõttu ei ole, onju. et tegelikult teinekord, noh, kui ma olen ikka päris palju ka koolitusi teinud, sina oled veel rohkem koolitusi teinud, sa tead väga hästi, mis tähendab inimesel kliendi hirm, esimese kliendi hirm. see on see koht, kus on kõik teadmised korraga läinud. noh, jah, et vot seda kohta me tahaksime nagu aidata üle saada, sest mina näen, et inimesed käivad paljudel koolitustel, toovad endale toredaid diplomeid ja tunnistusi, aga nad ei tee praktikat. enamus ju õpetatakse ka nagu ütleme veebi teel praktilist, on ju, või et seletatakse kuidagi lahti, et see tuleb sealt teha, sealt tuleb nii teha, on ju. Mhm. aga kuidas see tegelikult käib või kuidas sa sellega toime tuled, seda nagu ei ole enam. vaata, nüüd on see nupuvärk ju. ja nupuvärki tahetakse nagu hirmsasti, et oh, vot nüüd on see jah, metoodika ja nüüd tõmba siit ja paita sealt, on ju, aga tegelikult päris nii ei käi, et päris nii ei käi, sellepärast et nüüd me jõuame selle asja tuumani, et miks me tahame nii palju tööriistu ja nii palju tarkusi teile selle kursuse raames jagada, aga sellepärast, et kõik inimesed on ääretult unikaalsed. ja neil võib olla üks ja sama seisund, neil võib olla seesama, ma ei tea, punn, vinn, korts, dermatiit, mis iganes, neurodermiit ja muud asjad sinna juurde. Nad võivad olla pealt sarnased, aga nad igaüks tulid sellesse seisundisse oma teed pidi. ehk siis me peame või mitte ei pea, vaid meil on vaja leida sõna otseses mõttes see rätseplahendus, et võib-olla ühel on seesama, ma ei tea, dermatiit või siis ekseem tulnud sellest, et ta kohutavalt kardab midagi oma elus. aga teisel ta võib olla sellest no, ma toon siis ühe näite siia ära, aga ma mõtlesin, et ma ei räägi nii pikalt, aga okei okay. mul oli aromiteraapia kursusel üks selline plokk, kus ma rääkisin ära 3 erinevat allergiaseisundit. pealtnäha kõikidel ühtemoodi. ühel oli sellest, et ta, noh, kui juba jutuajamiseks läks, on ju, tuli sellest, et tegelikult sõites tööle, ta juba häälestas ennast selle hirmsa ülemusega, noh, et on siis temaga tööpäev ees, on ju, ja läks nii närvi, et ta tööle jõudes oli nägu kõik juba allergiline. ta arvas, et see on kindlasti auto polstritest ja ma ei tea, auto mingitest asjadest, sest et lõi välja autos. ja kui ma küsisin selle inimese käest, aga kuhu sa selle autoga sõidad ja millal see kõik juhtub? ahah, tööle minnes. no vot sealt nagu hargnes see lugu välja, et tolle allergia nimi oli mis? õige, allasurtud agressioon, just. järgmine koht oli järgmine koht oli siis üks mu hea tuttav, nii allergiline, sattus kogu aeg EMO-sse, ma ei olnud tema juures tihti, noh, nagu külas käinud, aga sattusin korra ja ma ütlesin, kuule, oota, äkki viskaks kõik need kuivatatud roosid ja kõrkjad ja ma ei tea, mis asjad veel välja, et saad sa aru, sa elad tolmulestade sõnas mõttes rünnaku all kogu aeg. et see on puhtalt nii-öelda füüsiline rünnak ja su keha reageerib, sest seda on palju. nii kui ta kodunt kõik välja viskas, muidugi nuttis kõiki oma neid kuivatatud roose, mis olid veel kuldse aerosooliga ära värvitud, tegi seal neid ikebaanasid ja muid asju, aga läks ka koos nendega allergia. ja 3. allergia oli ühel naisterahval sellest, et ta tegelikult sealt tagant tuli välja natukene sihukest noh, vaimset vägivalda. see suhe ei olnud okei okay. aga seal me läksime hoopis teist teed pidi, me leidsime need lahendused, kuidas kommunitseerida, kuidas neid teravaid kohti kodus siluda ja täpselt seesama, see hirmureaktsioon, mis allergiana väljendus, sai nagu ka alla. veel kord,
kursusel tuleb psühhosomaatika, kindlasti tuleb, sellepärast et mina olen niivõrd psühhosomaatika usku, et tegelikult kõik hakkab meie peast nagu on meil õnneks peapiirkonnas. Et tegelikult seda klaverit ehk siis seda pardokompuutrit me saame tegelikult ka niipidi timmida, et me saame sealt sisendeid anda. Vot selles suhtes on näo nii-öelda see võrdlus autokompuutriga natukene erinev, et me saame ka nii-öelda mitte ainult signaale lugeda, vaid ka õigeid signaale näo kaudu saada. Et eesmärk ongi anda need tööriistakesed ja need oskused, et sa oskad igale ühele selle individuaalse lahenduse, kas siis seerumi, kas siis selle võide või mis iganes, mis tal võiks nagu vaja minna, et sa Anneli nagu tõid väga hästi välja, et ei ole nii, et see toode on kuivale nahale või oi, et mis teil on tursas nahale, et igalühel ei on. ole, teinekord sa pead kombineerima erinevaid variante, on ju. Et iga inimene on unikaalne. Et ei ole kõik ühesugused ja seisundid ei ole ühesugused ja probleem ei ole tekitatud kindlasti mitte ainult ühesugustest asjadest kogu aeg. No Meil ei ole see stamm. absoluutselt, et selles suhtes ma olen nagu ka seda meelt, et mul on näiteks suurepärane roosivõi, on ju, ehk siis tegelikult roosikonkriit, üks selline roosiõlist lahendus. Ja mõnele inimesele ongi vaja erinevad asjad sinna juurde segada, sest ta ütleb konkreetselt, mulle roosilõhn ei meeldi. Ja see on normaalne. Ma tean, miks talle roosilõhn ei meeldi, me tuleme jälle selle psühhosomaatika juurde tagasi. Ja, aga see ei tähenda seda, et nüüd sa paned seda peale, sest meil on vaja seda kohta parandada. Ei, me töötame ainult nende asjadega, mis on inimesele okei. Kusjuures see ongi meie üks tööriist, et me juba laseme tal vastava lõhnaga toote valida ja alles siis me hakkame sellega tööle. Et me võtame ka aroomid sinna niimoodi juurde kõik, on ju, see ongi vastavalt sellele. Terviklahendus, nii et Ja. kogu valik erinevaid tööriistu, kõik, mis loodus meile on andnud ja mida me saame siis nagu looduslahendusel ehk siis inimkehal, eriti siis näo puhul kasutada. Aga Ja kui, jah, ütle nii, ära. ma tahtsin ütelda seda, et kui ka inimene ei taha ütelda oma põhjuseid välja, on ju, siis ega nina ei valeta. No, nagu ma ütlesin, et profiling on üks nendest tööriistadest, mis me kindlasti ka õpetame just nimelt, et kui sa tahad nagu saada selliseks professionaaliks, on ju selles valdkonnas, et mõnda asja me ei peagi kliendiga või siis hoolealusega arutama, miks on nii või naa. Sina said juba läbi tema lõhnaeelistuste selle info kätte. Sina tead, mida on vaja teha. Ja kui inimene ükskord on valmis sellest rääkima või soovib sellest rääkida, alles siis me võtame selle teema ette, aga see ei ole nii, et sinu näohoolitsuses saab psühhoteraapia kabinet. Ei, ole kindlasti mitte. Me võimalikult vähe räägime. Absoluutselt, seda enam, et kui inimesel on näiteks mask peas, siis ta ei saagi õnneks rääkida. Aga meil on veel 2 maasikat, ehk meil on siis veel 2 lisaboonust ja no nüüd räägi oma see silmalugu ära. Ja nüüd on see, et üks lisaboonus on see, et ma õpetan teile silmaümbrusmassaaži, et millega me saame siis, ütleme, modelleerida silmaümbruspiirkonda. Et kõik need, ütleme, see kulmude massaaž ja silmalaud ja silmaümbrus, et päris läheme päris sinna, ütleme, hästi silma lähedale. Mõjutame seda. Ja minu poolt tuleb siis üks selline turunduskommunikatsiooni, õigemini ka natukene ka selline kommunikatsioonipsühholoogia blogikene, et kuidas ennast positsioneerida ja kuidas ennast müüa. Päriselt, kuidas ennast müüa, sellepärast, et sa isegi kui ei hakka professionaaliks, isegi kui sa ei ava oma kabineti, kuidas seda teenust müüa ka oma sõbrannale, oma lähedastele. Et ei ole nii, et nii, nüüd tulevad kõik minu juurde, sest et ma sain nii ägedad tööriistad, et ei, me kasutame natukene teist taktikat ja natuke paremat müügistrateegiat ka seal, kus me tegelikult tahame inimesele head pakkuda. Et me alustame siis veebruaris, meil on mõned vabad kohad jäänud, seega kohtumiseni kursusel, nii et tere tulemast holistilisse näoloogiasse.
aitäh sulle, Anneli ja aitäh, siis Riina. kirjad meile teele ja selle Mhm. video all siis kirjelduses tulevad kõik need vastavad lingid ja asjad. Kõike head ja suur tänu.